Niisiis, täna katsume installeerida CRF-ile selle Oxfordi Junction Boxi ehk siis kaitsmevärk, kus siis hargnevad või kuhu saab ühendada erinevad tarvikud, mis siis voolu võtavad, et ei pea neid kõiki aku külge ühendama, vaid see seadeldus on aku küljes ja siia külge siis ühendatakse need, mis voolu võtavad. Selle kohta ei ole YouTube'is, ma ei leidnud ühtegi videot selle konkreetse CRF-i külge installimisest. Staffi Brocket üritas seda teha, aga tal läks nässu. Ja pidin tuulama päris palju, et aru saada, millise juhtme külge ma pean selle relee küljes oleva juhtme installima. Ühe suunatulede installimise videost ma vist leidsin õige juhtme üles. Elektriskeem aitas ka natukene, ChatGPT kinnitas, et ma sain õigesti aru, et just see juhe on. Aga päriselt ei tea, me ei ole lahti võtnud seda. Et see töö hakkabki sellega, et siis võtan selle, sellest kotist ma teen ka eraldi video, see on lahe. Aga võtan selle pakiraami ära, võtan taga vorik või selle plastiku, pean ära võtma küljest. Istme ära, see külje plastik siit ära, et saaks akule ligi. Ja esimene tuleb ka siis ära võtta. Muidu see nurk jääb ette, ei saa akut kätte või klemmidele ligi. Ja siis tuleb leida õige juhe, mille külge siis täppida. Nii, nüüd ongi siis see juhtmistik leitud. See on see must juhe, mida ma otsin. Siin. Aga muidugi me ei hakka enne täppima, kui ma olen aku lahti ühendanud.
nüüd kontrollime, kas must on õige. Siin multimeeter, kui süüdet sees ei ole, peaks see näitama 0. ja kui ma nüüd siit sisse panen, siis see peaks näitama 12. 12,01. Järelikult see must on õige juhe, mida täppida. See saab voolu, kui süüde sees on. Ja kui süüde väljas on, siis ei saa voolu. Nii. Pikemat pusserdamist ja leiutamist leidsin koha lõpuks sellele kastile. Ma panen selle siia. Alguses ma üritasin seda teistpidi panna. Nagu nende avavustega aku poole. Tundus nagu loogiline. Aga tegelikult mitte. Siis ma peaksin siin kuidagi selle metallposti alt neid asju ühendama siia külge. Praegu on väga mugav neid panna. See on, ma arvan, õige lahendus. Siin on küll niisugune kumerpind, ma ei kujuta ette, kuidas ta siin selle teibiga pidama jääb. No ehk jääb. Korra proovisin ka risti pidi panna või niimoodi pikku pidi. Aga siis jääb üks nurk jääb, iste jääb nagu seda, iste hakkab vastu käima. Et see on siin nagu põhimõtteliselt ainus võimalus. Lisaks olen ma veel nüüd selle juhtme ära vedanud. Siis vedanud, aga panin selle siit selle pummi külledest läbi. Ja nüüd tuleb see siia selle külge täppida. Siia musta juhtme külge. Et selle juhtme külge siis tuleb täppida. Ja et see lihtsam oleks, ma võtsin ta siit pistikest välja. Hops. Tegin seda natukene siin lühemaks, seda rüüsi, mis iganes see on. Ja nüüd peab siis selle punase juhtme ja selle musta juhtmega ära ühendama. Ja siis saab see junction box'is olev relee voolu ja avaneb, kui süüde sisse keerata. Ja siis saavad voolu kõik sinna ühendatud seadmed. Ja kui süüde ei ole sees, siis kõik need seadmed istuvad kuival, ühesõnaga ei saa voolu ja miski ei võta siis niisama elektrit aku pealt, kui süüde on välja lülitatud. See on selline riskide maandamiseks ka. Okei. See on siia ühendatud. Ja nüüd teine juhe. See tundub siin täitsa olevat. Nii. Ja nüüd katsume siis selle ära täppida. Läheb siia lõpuni. Natuke mõjutada. Nii.
see peaks nüüd olema kinni. ja nüüd ei ole muud kui see kaabel uuesti kokku ühendada. siin võiks olla ka mingit elektriteipi peal. võib-olla ma hiljem panen, aga siin on mingi vahe sees, kus tuleb niiskus võib sisse saada. aga mul praegu seda teipi ei ole. aga õnneks on sellel siin selline niiskuse vastu sellest ei kaitse, aga tolmu vastu. okei. nii. Nendeks muidugi testida. nii, Oxford Junction Box on nüüd akuklemmidega ühendatud. praegu siin mingit voolu ei ole. ja nüüd, kui süüdet panna, siis peaks vool sisse tulema. ja tuli. tagumine tuli süttis ja sinised tulukesed süttisid siin. ühesõnaga kõik töötab. Great success. ja keeran voolu süüte välja ja kustuvad. väga hea. töötab. ja ka esimene seade on siia ühendatud. see on lihtne, et juhtme otsad siis puhtaks, pluss ja miinus, kruvidega kinni ja olemas. et nii lihtne ongi. ja lisaks siis siia on juba tekkinud siuke juhtme pundar, aga see kõik jääb siia istme alla ja siin see väga ei sega, siin on ruumi ja selle eest siis akupool jääb ilusti tühjaks, et me ei pea akuklemmide kohale ehitama mingisuguseid ämblikuvõrke juhtmetest. ma arvan, et sellega võibki selle tänase video lõpetada. et installatsioon õnnestus, nagu me nägime. vool tuli sisse, vool läks välja ja nüüd on siia ainult nende tarvikute installimine. aga seda me enam ei hakka näitama. metsas näeme või garaažis. Tšau.